Ma olen juba üle 10 aasta tegelenud helidega. Tegelikult veel kauem, et ma olin teismeline, kui ma hakkasin kitarri mängima ja oma esimesi laule kirjutama. Ja kogu selle aja ma olen õppinud helide kohta, kuidas nad mõjutavad meid, kuidas me saame helidega luua ja mis rolli nad mängivad meie elus. Ja hiljuti ma sain hästi toreda kutse, et üks hea inimene soovis individuaalset koolitust, kus ma õpetasin talle heliteraapia kohta. Ja me tegime seda ühes kohas, kuhu luuakse kogukonda. Hästi äge koht. Ja veetsime seal siis 4-5 tundi ja sain talle jagada seda teadmist selle loomise, vibratsioonide, universumi kohta, mis minu sees on. Ja tundsin, et see on selline tõeliselt mõnus viis, kuidas anda edasi seda õpetust, seda teadmist. Ja praegu ma esitangi pakkumise, et kui sa tunned ja soovid kogeda, soovid saada helimeistriks, soovid õppida tajuma helisid ja võib-olla ka tegelema heliteraapiaga või väljendama kosmilisi kontserte, kosmilist muusikat, et siis ma olen avatud sinule, et sa saaksid tulla õppima. Et üks inimene ükskord nii-öelda broneeris minuga eraldi konsultatsiooni, et istusime maha ja kõnelesime, et tema küsis küsimusi ja ma vastasin. Ja ta lõpuks ütles, et ta soovis minuga sellepärast suhelda, et ta tajus, et ma olen kõige vibratsiooniteadlikum inimene, keda ta kohanud on. Ehk siis ma suutsin talle anda edasi sagedusi ja sageduste toimet, kuidas mingi sagedus siin maailmas võngub ja kuidas see valgus lõpuks materialiseerub ja realiseerub erinevate asjade, objektide ja ka tegevustena. Läbi õigete taotluste, läbi helide loomise me saame luua näiteks ökokülasid või maju või suhteid. Me saame puhastada oma emotsionaalset taaka ja me saame olla joonduses. Et see on päris huvitav aeg minu elus, kui ma tegin nädalas 2-3 helirännakut. Sõitsin läbi Eesti, Soome ja ka vahepeal kaugemale välismaale. Et ma olin sellises ühenduses, sellises võnkuvas ühenduses kõige algallikaga, et minu unenägu ehitas iseennast. Ja kui ma loobusin sellest tihedast graafikust, siis võttis mõnda aega, kui ma jõudsin järjele ja järeldustele, et miks elu enam niimoodi voolanud. Ja tehes õigeid korrektuure, hakkas elu jälle samasugusel moel voolama. Ja see kõik on seotud sageduste paikapanemisel ja oma keha häälestamisel. Ja me saame seda teha kas nagu iseendale või me saame oma keha häälestada ehk siis teistele tehes. Ja minu motto on alati, et minu ülesanne on olla inimkonna teenistuses, et mida paremini ma saan olla teenistuses, teenimises, mida paremini ma saan aidata kedagi, et seda võimsamalt see mõjub ka minule endale, sest siis ma olen selles voolavas vees ja tõelises teenimises. Et kui sa tunned kutset, et sa sooviksid kas õppida kongimeistriks või helikausse mängima, oma häält kasutama, et soovid õppida päriselt heliterapeudiks, meistriks, et siis võta ühendust, kirjuta mulle alla ja saame edasi rääkida. Et kõike head!